keegi on siin vaeva näinud, jah. Iseenesest on niisugune tsung. Kus me siin suusatamas käisime? Kuskil siin käisimegi Siin või? pidime käima, sest ma mäletan nüüd järsakuid, Jah. sai alla. Jah, mööda neid pervi. Kuskilt siit äkki. Siin on nüüd üks tsirguline allikakoht. Elutegevuse jäljed täiesti värsked need ongi need koorimised. seal. Jah. Vibisemised. Võtab täitsa suure puu maha nüüd. Kõvasti. Johaida. See puu on varsti siin seest. Aga vaata, kus on puuga. Vastu peab. Reest uhab. Varsti on järgmine rida sees. Ja vaata, kui ta lõpuks sinna üles välja uhab, ongi meil juba siuke täitsa asjalik taevaskoja. Kärest. No see on ju nagu kärestik ju. See on nagu mingisugune Vietnam. See on ametliku nime poolest on see Sangaste sild hoopis. Sest meil on Sangaste raudteejaam siin Tsirguliinas. Eesti filme ka tehtud. Nimed marmortahvlil filmiti selle pealt. Aga varasemalt, veel Vene ajal ma mäletan, oli mingisugust filmi tehtud, kus oli Juri Krukov ja Krukov magas Vassiku kõrval, inimesed käivad. Kobras on langetanud ühelt poolt ja teiselt poolt. Nagu nimelt oleks selle pasa kokku pidanud ja praegu surume seda. No nii, poeme läbi või? Nii ei pilli. Väga ekstreemsed olukorrad. Otsa pidi põõsas. 2000 algul me kunagi oli Konstantis piirkonnas, siis tuli siit silla alt tuli teada, et siin on laip vaipadesse vähitud. Samamoodi selle ja oli suur hundikoer, oli vaipadesse mässitud ja kinni seotud. Ära uputatud. Jah, ära uputatud. See ongi see viimane jupp vanast Tõlliste mõisa härraste majast. Ja need suured põlispärnad siis olid Tõlliste mõisa pargi viimased puu. Oli kunagi esimese maikoloosi saun, aga see veeti koloosi aja lõpus veeti sinna Sooru järve äärde. See on muuseas hea kalapüügikoht omal ajal. Näed, nüüd on praegu pardipüügikoht. Nii, aga nüüd hakkamegi lõpetama oma paadiretke.